Kohalikud koerad ja kassid. Turumelust ja hullust liiklusest eemaldunud ja kodutänavasse jõudnud. Kohtun Taani prouaga, kes siin juba 15 aastat elanud on. Vaatan üles aias motika peal 2-lapilist kassi marulahedas poosis ja pööran sellele vahvale vaatepildile ka proua tähelepanu. Võidan sellega koheselt proua südame. Nimelt on see naine siin juba aastaid tegelenud vabatahtlikkuse alusel koerte ja kasside aitamisega. Ta pakub ka tasuta teenusena omanikele, et viib nende loomad steriliseerimisele ja kui omanik maksta ei taha, siis teeb seda ise. Esmalt hakkab ta loomi söötma, et võita nende usaldus, siis on võimalik neid ka aidata. Peaksin talle vist rääkima ühest tänavakoerast Sumani kontori ukse taga, kellel olid pojad ja kellest keegi ei hooli, vaid Suman annab sellele pelglikule loomakesele päevas korra süüa. Proua tunnistas, et ta vihkab siin kõiki inimesi, sest ühtegi indialast ei saa usaldada ja see on lihtsalt kohutav, kuidas nad loomadesse suhtuvad, peksavad ja vägivallatsevad. Kui ta kuulis, et minu abikaasa on indialane, siis küsis kohe, kas ta on vägivaldne ja peksab ka. Õnneks ei ole, on armastav ja hoolitseb väga toredast perekonnast. Ta on sikk, nojah, seda ei julgeks osad india naised isegi mitte mainida, sest eriti moslemusust inimestele meeldib turbani kandjate üle nalja heita. Siin koha peal siis natuke nalja ka. Sikk tegeleb bioloogiatunnis tarakani lahkamisega. Ta eemaldab tarakanil ühe jala ja ütleb jookse, tarakan kõnnib. Siis eemaldab ta teise jala ja ütleb jookse, tarakan endiselt kõnnib. Siis eemaldab sikk tarakanil kõik jalad ja ütleb jookse, tarakan seisab. Lahkamistöö kokkuvõtteks kirjutab sikk. Peale seda, kui ma olin eemaldanud tarakani kõik jalad, muutus ta kurdiks. Kuulan Taani proualt killukesi kohalike loomade väärkohtlemisest, peksmisest, mürgitamisest ja muud sellist. Uuringu palju maksab looma steriliseerimine, 1250 ruupiat, mis on kohalikule suur raha, on näiteks emase kassi steriliseerimise hinnaks, vastab naine. Loomapääste ütleb, et inimesed, kes on siin vaid korraks puhkamas, ei tohiks regulaarselt tänavaloomi sööta, sest see tekitab harjumuse ja kui nad ühel päeval ära lähevad, siis on loomad segaduses ja näljased. Ta räägib säravate silmadega mulle sellest, kui õnnelikud ja tänulikud loomad on, kui ta varahommikul neid söötmas käib. Veel hoiatab ta, et inimesed ei tohiks endale ühtegi looma koju tuua, et siis puhkuse ajal neid nunnutada, sest see on ikka sama nagu lapse võtmine, mida see vaene loom üle elab, kui turist oma kodumaale on läinud. See, et looma toitmine ja hoidmine naabrimehele usaldatakse, on küll üks vahva, kuid paraku mitte töötav lahendus. Kui te annate kellelegi raha looma eest hoolitsemiseks ja talle söögi ostmiseks, siis võite olla päris kindel, et seda raha kasutatakse millekski kohalikus mõistes palju asjalikumaks, räägib proua. Kui tagasi tulete, siis võib-olla ootab teid ees uudis, et loom jäi haigeks just nädala eest ja suri. Ta rõhutab, et kui inimesel tõesti on vajadus puhkuse ajal looma pidada, siis tehku ta kokkulepe, et maksab looma hoidmise ja toitmise eest siis, kui kohasse tagasi tuleb. Kui loom on vahepeal hästi hoitud, siis saab selle eest hoolitsejale tagantjärele tasuda. See motiveerib hoidjat ka paremini tööle. Ütlen, et räägime teinekord jälle ja soovime teisele kena päeva. Koerte ja kassidega on siin tõesti pahad lood. Mere ääres kogunevad koerad karjadesse ja võivad rünnata. Tänavakoerad ja kassid jäävad ju loomulikult tiineks. Nende pojad kas kasvavad ülesse ja täiendavad tänavaloomaeda või siis tapetakse. Süstemaatilist ja regulaarset loomade arvukuse vähendamist siin minu teada ei toimu. Koer ja kass on armastatud koduloomad üsna vähestes peredes. Kuigi astroloogia järgi peaks olema igas peres koer ja kass, sest see pidi tooma rikkust ja raha. Loodame, et see olukord kunagi siin ka muutub. Tõulooma kodus hoida on ju popp, kuid enamasti on need vaesed rasva söödetud ja vormitud ja kasvavad liikumisvaeguses.
jõuan tuppa ja mõtlen, et peaks kohe turult ostetud värskete asjadega mässama, pesema, kuivatama, hakkima. Siin kliimas peab väga hästi teadma, kuidas toiduaineid kõige paremal moel säilitada, sest kogu aeg on kuum, kuid olen laisk. Lihtsalt pistan kõik need asjad kenasti külmikusse, naudin mahlast ja magusat papaiat, millest Eestis ei või undki näha. Käin duši all ja siin ma nüüd olen. Jälle kirjutan. Õhtu. Teen tiiru poodides ja jälle arve 700 ruupiat. Paraku kipub see nii olema, et reisi alguses on väljaminekud suuremad, sest mulle meeldib koju tekitada väiksed varud. Teadmine, et mul on olemas mulle igapäevaselt olulised asjad, on hea. Kell on hetkel 22:22. Ehk siis siinse ajaarvamise väljendusviisi kohaselt 10:22 PM. Naabrid karjuvad. Mulle on jäänud mulje, et indialased räägivad ainult karjuvad. Küllap on see sellest suurest rahva hulgast ja mürast nende kõrvakuulmine on nähtavasti kahjustunud. Nad ise sellest aru ei saa, kui kõvasti nad röögivad. Kahju, et mulle ei meeldi kõrvatropid. Kui ma saaksin neid kasutada, siis oleks need vist kõrvas 24/7, ehk siis 24 tundi ja 7 päeva nädalas, see kogu aeg. Muuseas, kõrvatroppide kasutamisel on ka omad juhendid ja näiteks kõrvatropp ei tohi olla näha, siis on ta valesti kõrva paigutatud. On laupäeva õhtu, lisaks Kalangute laupäevaturule, Kalangute Sunday Market, on täna ööturg Karporas. Sinna ma ei lähe. Teised läksid, et saada sakslaste grillmasinas valmistatud grillkana. Nende järele pidi seal suur nõudlus olema. Mulle piisas minu keedetud spinatist ja tšapaatidest, kohvist ja küpsistest. Svami muidugi ei helistanud, ise kutsus õhtusöögile. Tema mõte liigub kui tuul. No aga ega ma ei oodanud ka, harjunud juba temaga. Korra helistasin ise, siis sõin kodus kenasti kõhu täis ja teema tänaseks lõpetatud. Helistas aga hoopis Glen, kes arvas, et võiks mulle veinipudega külla tulla. No täna pole vaja. Tal veel naist ei ole ja mul ei ole siin ka kedagi talle pakkuda. Meenus lahe rahvuslik eripära, mida olen Glenni puhul ja ka teiste puhul kohas tähele pannud. Kui näiteks Eestis, Norras, Rootsis, Soomes, Venemaal ja teistes maadel küsib meesterahvas naiselt, et kas ta on juba lõunat või õhtust söönud, siis on see otsene kutse ühisele söömaajale, kusjuures jättes välja võrdõiguslikkusega silmapaistvad maad nagu näiteks Rootsi, Norra ja Taani, kus naine maksab ise oma toidu eest, on mujal loomulik, et kutse teinud mees kannab ka kulud. Kohas, tänaval, kas tuttavatega või ise mõne võõra inimesega juttu ajama sattudes, käib see asi aga järgnevalt. Kohamees naisturistile. Kas sa oled lõunat juba söönud? Turist oletades, et see on lõunasöögi kutse ja ta võtaks selle hea meelega vastu. Oh, ei ole, mõtlesin just, et kõht hakkab tühjaks minema. Kohamees pead vangutades. Oi, siis sa pead kindlasti sööma minema. Ei ole hea söömata olla. Ilma kutseta lihtsalt küsimine näitab, et teist hoolitakse. Küsitakse lihtsalt, kas sa oled söönud. See on nagu umbes, kuidas käsi käib, kas kõik on hästi. Mul on üks selline India sõber, kes saadab mulle 3 korda päevas Facebooki sõnumi küsides hommikul, kas ma olen hommikust söönud, lõunal, kas ma ikka lõunat olen söönud ja õhtul, kas ma olen õhtust söönud. Kusjuures see ei ole absoluutselt mitte kutse sööma, temaga koos sööma, vaid see on lihtsalt viisakusväljend. See siin on ainult üks paljudest näidetest kultuurilistest erinevustest, millega igapäevaselt siin elades kokku puutun.